Elu ei karju, ta sosistab. Sageli arvame, et elu annab meile märku paljude signaalide kaudu, nagu näiteks dramaatilised sündmused, ootamatud pöörded või paljud konfliktid. Kuid tegelikkuses on elu palju vaiksem. Ta ei karju meie peale, vaid ta sosistab. Õrnalt, vaevukuuldavalt, nagu tuuleiil, mis puudutab hetkeks põske ja kaob. See sosin avaldub pisiasjades, mida me kiirustades sageli ei märka. See on hetk, kui tunneme seletamatut rahutust enne valeotsuse tegemist. See on sügav rahu, mis täidab meid siis, kui liigume oma tõelise kutsumuse suunas. Elu annab pidevalt märke. Sosistades. Sosistades hoiatab ta meid kurnavate suhete eest. Sosistades kutsub ta meid proovima uut teed. Sosistades tuletab meile meelde, mis on tegelikult tähtis. Kui me ootame, et elu räägiks meiega karjudes, jääme tihti pimedaks nendele väikestele, kuid olulistele signaalidele. Alles siis, kui midagi tõeliselt raputavat juhtub, nagu näiteks läbipõlemine, kellegi kaotus või suur kriis, mõistame, et hoiatused olid juba ammu olemas. Need olid lihtsalt vaiksed ja õrnad. Nagu öeldakse, kui sa ei kuula sosinat, sunnib elu sind kuulama karjet. Sosin on kutse aeglustada. Tänapäeva maailm kihutab edasi mürerikkalt ja kiirelt, mis teeb eluhääle kuulamise veelgi raskemaks. Vaikne sisemine hääl, intuitsioon, on elusosin meie sees. See ei nõua tähelepanu lärmakate signaalidega, vaid ootab kannatlikult, kuni peatume ja kuulame. Kui võtame aega vaikuseks, meditatsiooniks või lihtsalt looduses viibimiseks, hakkame seda sosinat paremini eristama. Elu sosistab ka teiste inimeste kaudu. Sageli kuuleme olulisi tõdesid juhuslikest vestlustest, märkame peened vihjed sõbra pilgus või kuuleme sõnu, mis tunduvad täpselt õigel hetkel meie ellu ilmuvat. Need ei ole kunagi käsklused või ultimaatumi toonis karjed. Need on õrnad meenutused, mis suunavad meid õigele rajale. Elu ei karju, ta sosistab. See mõte õpetab meile ka alandlikkust. Kui elu ei karju, siis ehk ei pea meiegi alati valjult enda eest võitlema või kõike jõuga saavutama. Mõnikord peitub tõeline jõud ja tarkus vaikses tähelepanus, oskuses märgata nüansse ja reageerida enne, kui olukord paisub paljuks kriisiks. Elu sosin on nagu kompass, nähtamatu, kuid usaldusväärne. See suunab meid suhetes, töös, enesearengus ja elutee valikutes. Kui õpime seda kuulama, ei pea me ootama suuri raputusi, et aru saada, kuhu edasi liikuda. Lõpetuseks. See mõte, elu ei karju, ta sosistab, on meile meeldetuletus sellest, et tarkus ja suunised on meie ümber kogu aeg olemas. Need ei tule müraga, vaid vaikselt ja õrnalt. Meie ülesanne on aeglustada, kuulata ja usaldada neid vaikseid märke, sest just nendes peitub elu tõeline hääl. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!